Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas podcasti. Jälle on üks võistlus tehtud ja jälle ma teen väikse recapi. Sponsored by Coca-Cola. Tegelikult ei ole sponsord. Äge oleks, kui Coca-Cola mind sponsordaks. Aga ei, tegelikult väga hea võib-olla, kui ta ei sponsorda mind, muidu läheks nende jookide joomine natuke üleliia. Et ma alati luban endale veel päev võistluspäeval ja päev peale võistlusi luban endale veel neid gaseeritud jooke ja asju, et kuna nad ikkagi seedimist mõjutavad, et siis ma ülejäänud päevadel ei tarbi neid. Nii et ma mõtlesin, ma õhtul ikka veel ühe joogikese naudin. Samal ajal, kui ma siin podcasti teen teile. Aga, sorry, täiesti random teema. Täna me räägime eilsest võistlusest, mis toimus Riias. Minu esimene rahvusvaheline võistlus ja ülivägev lühidalt. Aga ma mõtlesingi, et ma räägin siis natuke, kuna ma tegin vlogi ka sellest, et kes ei ole veel näinud, et siis minge kindlasti vaadake mu vlogi siinsamas YouTube'is või Spotify's saate näha. Et siis ma liiga detailidesse, mis seal kõik põnevad juhtus, sest oi, seal juhtus ikka siukest nalja, et kuidas ma siis mitu korda ma bussipiletit muutsin ja vahepeal bookisin ühe Airbnb veel juurde. Et ühesõnaga, kui teid see huvitab täpsemalt, kuidas siuke võistluspäev välja näeb, et siis minge vaadake sinna. Aga tänases episoodis ma tahtsin rääkida siis jälle enda emotsioonidest, et kuidas ma nagu ise tundsin ennast, mis läks hästi, mida järgmisel korral paremini teha, sest üks viimane võistlus on veel ees, täiesti ulme, et ainult veel nagu vähem kui nädal aega on jäänud ja siis kogu see võistluse mõll on nagu läbi. Ja ühesõnaga räägin emotsioonidest täna siis ja mõtetest. Aga enne kui ma seda teen, teate küll, mis nüüd tuleb. Ole hea, kui sulle tundub, et sa oled siin saanud kuidagi väärtust või on see olnud kasulik või põnev või kuidagi inspireeriv või kuidagi sind puudutas, siis palun ole hea, jaga seda ühe inimesega, vähemalt ühe sõbranna, sõbraga, perega, et aita mul see sõnum ja see sisu viia nagu rohkemate inimesteni. Muide, ma vaatasin nagu mega ulme, sest ma ju praegu olen suht palju neid episoode üles laadinud. Täiesti haige, kui palju nagu kuulevad seda podcasti. Mul on nagu igakuiselt üle mingi 2000 kuulamise nagu what? Ma poleks elu ees uskunud ja meil saabki varsti 1 aasta täis, sest ma tean, et ma täpselt eelmisel aastal enda sünnipäeval avalikustasin esimese episoodi ja ma käisin seal, kutsusin sõbrannasid Saaremaal käisime, ei Muhul, Muhul käisime, sorry saarlased või muhulased, et see on, vist käisin Muhul või? Ühesõnaga, sõbrannasid kutsusin, rentisin maja välja ja siis ma mäletan veel, et tagasi teel kuulasime mu esimest podcasti episoodi ja see on vist ka ainuke episood, mida ma olen nagu päriselt algusest lõpuni kuulanud, et ma ei ole ühtegi enda episoodi ise nagu uuesti kuulanud, aga mulle meeldib see, et ma teen neid recap'e, et nagu need on tegelikult ka mälestused mu enda jaoks. Mitte, võib-olla kui ma mingi vana tädi ja lapselapsed tahavad teada, kuidas mul elu läks, et siis ma mängin neile neid. Aga ühesõnaga, lähme teemasse. Aga enne jaga seda kellegagi ja nüüd võite edasi kuulata. Aga peale esimest võistlust, mis toimus siis Pärnus 3 nädalat tagasi, aprilli alguses, aprilli esimene nädalavahetus, kuna mulle nii väga meeldis, siis ma otsustasin davai, et ma lähen Riiga ka võistlema, et see oli alguses siuke küsimärgi all, et kas ma sinna ikka nagu lähen, aga siis ma otsustasin davai, mulle meeldib, ma tahan veel, ma näen, kui palju mul on veel areneda ja siis läksingi reedel kohale, laupäeval oli võistlus, täna tulin tagasi pühapäeval siis. Ja long story short, ma sain teise koha seal.
ja ütleme nii, et meil oli 2 pikkuse kategooriat, et oli kuni 163 sentimeetrit ja alates 163 sentimeetrit. Ehk siis üks tüdruk, kellega ma olin seal samas kategoorias, olin ka Estikatel juba Miinaga, et Miina sai Estikatel teise koha ja siis me olime temaga samas pikkuse kategoorias. Muide, ta on freaking nagu 4 lapse ema, okei, 3/4, nagu täiesti haige, mis vorm sellel naisel on, nagu arvestades, et ta on lapsi sünnitanud. Nii et nagu you get your shit together, nagu kui sul on lapsed ja see on su vabandus. Ja kohe jõuame selleni ka, sest see, kes võitis, tema on 6 lapse ema. Ma ei tea, kas ta on kõik lapsi ise sünnitanud, aga ma stalkisin teda Instagramis ja ma olen nagu, sa oled 6 lapse ema ja sul on siuke vorm. Respekt. Ühesõnaga, aga selleni jõuame ka kohe. Ühesõnaga, emotsioonid, mis mind valdavad. Ma räägin natuke sellest, et mu eesmärk ju selle Riia võistlusega ei olnudki nii väga võita, sest ma teadsin, et see on rahvusvaheline nii-öelda võistlus. Ma ei tea, kes sinna koha peale tulevad, mis vormiga nad on. Et kui ma teadsin, et Eesti on suht väike ja enamus võistlejad sa ikkagi mingil määral tead, et kes, kuidas, kus võib tulla, et siis ma ei teadnud, kes tuleb Riia võistlusele, ehk siis ma läksin täiesti ilma ootusteta sinna, et mul ei olnud see, et davai, ma nüüd tean, et ma võidan, vaid ma läksingi, et okei, davai, et võib-olla võidan, võib-olla mitte, savi. Minu eesmärk oli seal olla enesekindel, sest kes mind Instas jälgib, te teate, et minu jaoks see poseerimine on kõige raskem osa ja lihtsalt, sest ma tunnen, et ma ei ole piisavalt harjutanud seda naiselikkust ja naiseks olemist. Ma alles eelmisel aastal alustasin üldse siukse naiselikkuse teekonnaga ja see on ju ka üks põhjus, miks ma tahan seal laval olla, et ma tahan ära õppida seda, kuidas olla nagu naiselik. Ehk siis, kuna ma tundsin, et Estikatel jah, ma küll võitsin, aga mu lava esinemine, poseerimine ei olnud tegelikult absoluutselt enesekindel. Ma lihtsalt võitsin, sest mul oli nii kõva vorm võrreldes nagu teistega. Ja ma teadsin, et see on mu nagu kõige nõrgem koht ja seda ma tahtsingi siis nii-öelda Riias võtta fookuseks, et davai, ma olen enesekindel, no matter what, ma lihtsalt lähen sinna lavale ja ma naudin. Et vorm on juba nii vormitud, seal ma midagi muuta ei saa, et lihtsalt ma võtsin selle otsuse vastu, et davai, Riia võistlusel minu eesmärk on nautida, olla enesekindel, olla seksikas. Ja mul oli eelmisel nädalal ka 2 poseerimistundi veel, 30 minutit ja täpselt sellele me nii-öelda poseerimistreeneriga ka keskendusime, et see naeratus ja kõndimine ja kõik siuksed asjad ja siis oligi see, et kui ma siis laupäeval nägin, et okei, 2 pikkuse kategooriad, 5 nii-öelda olema ainult, siis ma natuke tegelikult olin pettunud, et ainult 5 tüdrukut, siis ma oleks tahtnud ka mingit finaali ja mingid siuksed asju ja nagu rohkem seda lavaaega, aga ma olen nagu okei, davai, et siis on nii, et jah, ja ütleme nii, et ma tundsin ennast laval olles päriselt nagu hästi. Ma esimesel 2 korral nagu eriti Estikatel ma ei tundnud ennast tegelikult nagu selles mõttes hästi. Ma sain aru, et ma olen mingi jumala nagu närvis ja ma ei saanud üldse aru, mida ma teen. No okei, esimesel võistlusel niikuinii nagu sellega ma juba arvestasin, et ma ei saa aru, mida ma seal teen, sest see oligi esimene võistlus, et see võib-olla ei lähe selles mõttes niimoodi nagu arvesse. Aga eile ma siis tundsin, et ma olen nagu enesekindel. Ja et ma tean, mida ma teen, ma olen seksikas, ma lihtsalt lähen ja naeratan nendele kohtunikele. Ja mis ma siis nii-öelda teisiti tegin, oligi see, et ma reaalselt iga hommik, ma ei ole täna hommikul seda teinud, sest ma ei söönud korralikult hommikusööki, ma läksin otse trenni. Ma pean täna siis veel tegema seda, ehk siis ma iga hommik kirjutasin endale üles, et see on minu lava, ma olen kuninganna, ma kirjutan segu inglise ja eesti keeles ja saksa keeles vahepeal ka, et I own this stage, ma olen seksikas, ma olen enesekindel,
mu keha teab, mida ta teeb, et kõik selline nagu self-talk sisekõne, et mida ma siis sisestan endale, sest nagu ma eelmises podcasti episoodis ka ütlesin, et okei, ma olen endale ju terve aeg öelnud, et ma ei ole enesekindel seal laval ja ma ei oska poseerida ja siis ongi see, et keha arvabki niimoodi, onju. Ehk siis nüüd terve see nädal aega ma sisestasin endale, et see on minu lava, ma olen nagu kalavees seal, nagu I'm supposed to be there ja kõik siuksed asjad, iga hommik kirjutasin siuke pool lehekülge endale, pool A5 on ju. Ma pikalt ei viitsi kirjutada, selleks ma olen liiga laisk. Et seda ma siis tegin ja ma ikka võtsin selle napsukese ka siis enne lavale minekut. 3 siukest väikest lonksu, aga ma ütlen ausalt, ma tunnen, et see isegi väga ei aidanud. Ta ei häirinud ka, et ma ei julgenud, ma võtsin reaalselt väga väikseid lonkse, sest ma pole nii ammu alkoholi joonud, et ma ei julgenud nagu liiga palju ka võtta, sest muidu ma olen mingi täiega täis seal. Et ma võtsin reaalselt väga väikseid lonkse lihtsalt, et saada nagu natuke vabamaks. Aga ma arvan, et see isegi ei olnud nagu see koht, mis nagu muutis väga palju, et ma ei usu, et tänu sellele ma olin nagu vabam lava, vaid lihtsalt oligi enne lavale minekut, kui meid seal nii-öelda kokku kutsuti, mis ma tegin. Jällegi tegin seda positiivset self-talki endale, et see on minu lava, ma lihtsalt lähen ja säran, ja päriselt ma rääkisingi valjult omaette, mul oli jumala savi, et teised on seal nii-öelda kõrval, ma rääkisingi täiesti nagu valjult omaette, et oma neid mingeid lauseid, mis nagu toetavad mind ja ma tegin enda peas otsuse, et ma ei karda olla enesekindel, ma ei karda ennast presenteerida, sest mul ei ole absoluutselt probleemi olla tähelepanu keskpunktis, ma võin esineda, mul ei ole nagu seda lavahirmu, aga ma ei ole kunagi see inimene, kes surub ennast tähelepanu keskpunkti. Et näiteks grupis ka, kui on mingi grupi olukord, ma olen tavaliselt jumala võit, ma ei ole see, kes kogu aeg peab rääkima, ma pigem kuulan teisi. Ja täpselt sellepärast ma tahangi sinna lavale minna, sest ma tahan õppida seda, kuidas iseennast tõsta. Ja ma tegingi lihtsalt eile enne lavale minekut ma tegin otsuse, et nii, Laura, sa oled see seksikas naine, sa suudad olla nagu kalavees seal ja olla see enesekindel ja ma tegin lihtsalt selle otsuse ära. Samamoodi neljapäeval enne poseerimistundi ma tegin selle otsuse, et ära karda olla seksikas. Nagu ole nüüd see poseerimistund, nagu you got this, ole nüüd enesekindel ja seksikas, sest sa suudad, ma oskan seksikas olla, aga lihtsalt see on ebamugav, ma ei tea Ehk siis seda ma tegin enne lavale minekut ja siis oligi naljakas see, et ma ju harjutasin seda iWalki ka, sest enne oleme ainult V-Walki teinud, seal tuli teha iWalki, ma harjutasin teiselt poolt ja siis ma seal laval sain aru, et okei, me tuleme nagu hoopis sellelt poolt ja siis ma nagu okei, siis ma pean teise jala peal pöörama, onju. Ja ma nagu enda peas korra käisin läbi ja siis ma nagu, savi, ma lihtsalt lähen ja teen ja küll tuleb, mis tuleb. Et ühesõnaga ma selle enda nagu emotsionaalselt sisetunde pealt ma olen mega rahul. Peale laval käimist ma olingi nagu okei, tegelikult oli päris äge nagu. Ja ma nagu päriselt, mulle meeldis seal olla. Ja see oli nagu lahe. Ja ma vist nautisin seda. Ja ma ütlen ausalt, ma isegi ei tea, kes seal minuga koos laval olid. Ja ma tean Miinat on ja siis ma tean, et üks Soome tüdruk veel ja siis oli 2 lätlast, aga ma isegi nagu ka enne lavale minekut ma ei näinud neid, mul ei tekkinud üldse ka sellist võrdlusmomenti, et eelneval võistluse esimesel eriti ma vaatasin teisi, ma nagu appi, äkki neil on parem vorm, ma ei tea, äkki ma ei ole piisavalt hea. Seekord üldse ei tekkinud seda, sest jällegi mul ei olnud nagu eesmärk võita, ma läksin oma missiooniga sinna. Vot. Ja siis auhinnastamisel, siis kui ma sain teada, et ma sain teise koha, siis ma
ma ei tea, mul vist ei olnudki nagu ühtegi emotsiooni, sest ma tean, et see, keda Eesti poolt saadeti, see kohtunik tuli mulle veel eraldi õnnitlema ja ütles mulle nii tubli ja ma olin täiesti ilma emotsioonideta, ma ei saanud mitte millestki aru. Ja ma ei tea, kas ma isegi naeratasin, aga nagu ja ma ei oska mul ei olnudki emotsioone, ma arvan. Mul ei olnud siuke Eestikatel ma olen oh my god, ma nüüd päriselt võitsin see, mida ma olen terve aeg teadnud ja tahtnud, et tuligi ära. Aga seal ma olen okei, ma sain nüüd teise koha, kas see on hea või halb, mul ei olnud emotsioone, aga siis, kui ma tulin lava pealt maha, siis ma kurat, miks ma esimese koha ei saanud. Siis ma pakkisin seal enda asju ja no siis tuli korralikult ikka enda mõtetega võidelda. Ikka korralikult. Et see ongi nii naljakas, et kuigi ma olen ju terve aeg endale öelnud, et ma ei tulnud sinna võitma, mul oli oma missioon ja selle missiooniga ma sain ülihästi hakkama. Ma olen selles mõttes enam kui rahul, ma läksin sinna seda tegema, mida ma tahtsin teha ja selle ma saavutasin. Ja selles mõttes ma olen mega happy ja mega rahul ja täpselt seda sama tuleb nüüd EM-il korrata. Aga mulle ikka meeldib võitmine. Ja selles mõttes jah, et väga huvitav on see, kuidas aju ikka mängib täiega mingit trikke. Ja ma ütlen ausalt, mul eile õhtul oli natuke halb olla emotsionaal või ta ei olnud, ma ei läinud täiesti sinna auku, sest ma olin väga teadlik ja ma väga teadlikult suunasin enda mõtteid ümber, aga ma olin ikkagi kurat, miks ma esimese koha ei saanud. Ma ei tea, ma ei vaadanud, mul ei olnud mitte ühtegi salvestust minu esinemisest, ehk ma ei saanud isegi kohe vaadata, et kuidas või mis ta või kes esimese koha sai, milline vorm temal on. Aga siis ma stalkisin ta Instagramis ja siis ma vaatasin, kurat, tal on ju ma olen palju kuivem kui tema, miks tema sai esimese koha? Ja siis ma vaatasin, et ta on 6 lapse ema, siis ma respekt, tegelikult ta on täiega väärt seda. Ja teate, ma tegin eile õhtul väga palju mõttetööd iseendaga, ikka väga palju. No okei, ühelt poolt ma arvan, mu keha oli kurnatud ja väsinud ka, siis hakkavad rohkem kergemini tulema need negatiivsed mõtted. Ma olin täiesti üksinda seal võistlusel, et alguses ma olin seal eestlastega koos, kes olid esimeses plokis, aga siis minu ploki ajal need eestlased olid teises nurgas ja siis ma chillisin seal üksinda ja ma ju läksin ka üksinda ja peale võistlust läksin ka üksinda mingi poodi ja kõike kolisin nendes Airbnb-des ja asjades. Ja et ei olnud kedagi, kellega ma oleks saanud enda mõtteid selliselt jagada. Jah, ma oleks võinud helistada, aga teate, ma olin nii fokuseeritud sellele, et ma tahan süüa, et ma ei oleks aktiivselt tahtnud kellegagi rääkida telefoni teel. Ja siis ma lihtsalt iseendaga tegin seda mõttetööd, et ma ütlesin endale, et esiteks respekt selle naise ees, et ta on mingi 6 lapse ema ja tal on siuke vorm. Jällegi ma ei tea, kas ta on ise kõiki sünnitanud, kui ta on kõik ise sünnitanud, veel suurem respekt, lihtsalt ma instastalkisin teda, sellepärast ma tean seda. Ja siis ma ütlesin terve aeg iseendale, et Laura, see ongi võrdluse mäng, sa ei tea mitte kunagi, mida seal hinnati ja võib-olla tal ongi rohkem lihasmassi ja ta on ju nii, teised eestlased ütlesid, et ta on mingi mega pikalt juba võistelnud ka, et see ongi loogiline. Ma teadsin kohe, et suure tõenäosusega oli see ikkagi mitte mul lihasmassi probleem, vaid pigem see, et mu poseerimine vajab lihvimist. Ja siis ma ütlesin terve aeg iseendale, et halleluuja, esimese hooaja kohta saada rahvusvahelisel võistlusel 2. koht, see on väga-väga suur asi. See on mega super tulemus ja ma ise täiega pidin ennast tegelikult push ima eile õhtul, et
et mitte sattuda sinna nagu negatiivsesse luupi ja ma ütlesingi endale, et see on hea tulemus, teine koht on mega hea nagu asi. See on nagu super ja ma ju teadsin, et mu poseerimine vajab lihvimist ja ma ju ei tahtnudki esimeseks tulla, sest ma tahan ju näha, et mis mu need arengukohad on. Et selles mõttes nagu, no jah, ühesõnaga, kui ma olen hästi aus iseendaga ja teiega, siis jah, ma olin kurb eile õhtul. Ja ma arvan, et mõnes mõttes on ka okei, et ma tundsin neid emotsioone, sest no ma olen ikka see nagu, kurat, ma ikka tahan võita nagu no matter what, või noh, selles mõttes mitte no matter what, aga no ma arvan, et igaühele tegelikult meeldib võita. Ja ma arvan, et ühelt poolt ma olin nagu harjunud ka kogu aeg nagu juba võitma, ja siis nagu see, kui sa ei võida, siis see on võib-olla nagu natuke nagu nii-öelda raskem. Aga jaa, ma ikka korralikult tegin enda peaga eile õhtul tööd. Ja tead, õhtuks tegelikult oli jumala fine, et ma olingi nagu, et okei, et ma tean, et ongi nüüd lihtsalt nädal aega niimoodi harjutan seda poseerimist ja seda ma ju sain ikkagi nagu kätte sealt võistluselt. Ma olin enesekindel seal laval. Vlogis ma panin selle klipi sisse ka, et te saate nagu vaadata, et kuidas see nagu esinemine läks, et ma ju olin enesekindel, ma ju saavutasin seda, mida mina läksin sinna võistlusele nagu tegema, et ühesõnaga jah, tuli teha natuke mõttetööd enda ajuga, sest ajule ikka meeldib igasugu asju välja mõelda. Aga selles mõttes ma olen hästi tänulik, et ma tunnen, et ma ei sattunud sinna täiesti nagu auku eile, et ma suutsin ikka väga hästi enda mõtteid nagu ümber suunata. Täna hommikul ärgates oli ka veel natuke siuke nagu mehtunne, aga teate, üks hea trenn lahendab kõik mured ära. Käisin trennis ära ja siis ma nagu, tead, ma ikka saavutasin oma asja, mis ma tahtsin seal teha. Ja see, kas ma sain nüüd esimese või teise koha, jumala savi. Ja veel paremaks läks see tuju siis, kui ma sain lõpuks need salvestused kätte. Ja teate, ma vaatasin neid salvestusi ja ma lihtsalt säran. Ma olen nagu nii õnnelik, sest esiteks see enesetunne peale eilset võistlust oli nagu jaa, ma saavutasingi selle, mis ma tahtsin. Siis ma vaatasin videosid ja siis ma nagu sealt on ka näha, et ma saavutasin, nagu ma päriselt särasin, kuigi ma tagumises positsioonis esimesel nii-öelda veerandpöörete ringil oleks peaaegu maha kukkunud, sest ma niimoodi oma tuharat tõstsin nagu lakke, et mul tasakaal natuke vajusin ette ja ma nagu ära nüüd kuku. Aga lihtsalt ma nagu ikkagi ma vaatasin seda salvestust ja ma lihtsalt seal ma nägin, et okei, I don't even care, kes see esimene oli, nagu näha ennast ise nagu nii säramas, see on ikka nagu väga vägev tunne. Ja peale seda ma nagu analüüsisin ennast ka, sorry, mul peaaegu tulid praegu pisarad silmadesse jälle, aga ühesõnaga ma analüüsisin iseennast ka siis nende videote põhjal ja kaks asja, mis ongi ühelt poolt ma tundsin, et ma oleks saanud veel rohkem siuke nagu naeratada ja nagu veel enesekindlam olla, kuigi seda esimest võistlust võrreldes eilse võistlusega täiesti öö ja päev minu silmis. Ja teine asi on see, et ma nagu check-inides poseerides ma suutsin oma nii-öelda sellel jalal, mille peal ma seisan, suutsin ilusti nagu 4 pealihast välja tuua, aga seal ma ei suutnud seda, ehk siis seda ma pean nagu veel rohkem nagu sisestama, et see päriselt tuleks automaatselt ja ma tean täpselt, mida ma ei teinud eilsel võistlusel, ongi see, et ma ei pannud oma raskust selle nagu seisva jala peale ja sellepärast mu 4 pealihas ei tulnud nii hästi välja, nagu mul muidu check-inidel on tulnud. Aga see on jällegi asi, mida me saame nii-öelda õppida,
kus me saame areneda. Ehk siis ma võtangi uueks nädalaks fookuse selle, et niimoodi nõksti automaatselt tuleb kohe see õige poseerimine, sest ega euroopakatel samamoodi sa pead sekundiga kohe õigesse nagu positsiooni minema, et sul ei ole seal aega nagu nihutada kuidagi jalgu ega mitte midagi või pikalt mõelda, vaid ongi lihtsalt see, et tšuh, on ju. Et selles mõttes jah, saatsin siis ka poseerimistreenerile ja oma nii-öelda treenerile need salvestused. Poseerimistreener ütles ka, et nagu see areng on nagu mega olnud, et täiega kiitis mind, et ma ise näen ka, et lihtsalt, et ma pean vist kunagi Instas panema selle võrdluse. Esiteks mu esimene poseerimine, siis esimese võistluse poseerimine, siis ma arvan, EM-il saab olema veel vägevam, et need lihtsalt võrdlusesse panna. Ja siis ma arvan, et te vaatate ise ka, et ulme. Aga ühesõnaga poseerimistreener andis tagasisideks sama asja, et mul see nelipäelihas seisval jalal ei tule nii hästi välja, kui tegelikult mul võiks välja tulla. Ja siis ta ütles, et sellel võitjal ta ei olnud jah nii kuiv kui mina, aga tal ilmselt on seda massi ikkagi rohkem. Ja siin ongi see, vaata, et alati sõltub, mida nagu hinnatakse, on ju. Minu treener andis mulle tagasisideks, et tagapositsioonil mul võiks selg olla natuke lahtisem, ehk siis näeks välja laiem. Ja muidugi tema ütles, et tema oleks mulle esimese koha andnud, et tema nagu nägi, et või talle meeldis see kuivsus nagu rohkem. Ja siis üks teine tuttav, kes on ka väga professionaal selles hindamises, siis ta ütleski, et mõjutada võib ka see, et see esimene koht oli ka Mastersites, et kohtunikud on teda juba varasemalt näinud, ehk siis ta jäi paremini meelde ja teate, siuksed asjad tegelikult mängivad väga suurt rolli. Ja teine asi oli see, et ta oli lätlane, aga see on jällegi siuke kuulujutt, et a la umbes, et Läti mees või Läti võistlus ja Läti peakohtunik, et siis nad kogu aeg eelistavad lätlased, seda need teised eestlased seal lava taga nagu ka rääkisid, aga teate, ma ei taha seda nagu selliseks põhjuseks tuua, sest sa ütled seda alati, et kui sina ei ole võitnud ja et kohtunikud hindasid nagu ebaausalt, on ju. Et selles mõttes lõppude lõpuks on ikkagi see, et kohtunikud tegid otsuse, kohtunikud otsustasid, et sel korral oli see teine naisterahvas, see lätlane minust parem. Neile meeldis tema vorm rohkem, et ju siis nad ei eelistanud nii kuivsust, vaid pigem ongi seda nagu volüümi ja ilmselt võib-olla tal seda lihasmassi ikkagi on rohkem. Ja üks asi, mida ma treeneriga ka arutlesin, ongi tegelikult see, et meil ei olnudki ju eesmärk Lätis võita. Meil oligi Lätis eesmärk harjutada laval olemist. Ja me ei teinud ju absoluutselt mingit depletionit, ehk siis, et me ei võtnud süskareid nagu vähemaks nädalal, kus mul oli terve nädal sisuliselt sama nagu toitumiskava. Okei, neljapäeva reedel natukene tsipad süskareid tõstsime, aga väga vähe. Ehk siis, sest kui sa teed seda liiga tihti, siis keha lihtsalt ei reageeri enam nii hästi. Nüüd euroopakatele me lähme nagu all in, see on viimane võistlus, on ju, ehk siis selles mõttes nagu, et seal me teeme mind palju rohkem nagu nii-öelda kurvikamaks või nagu rohkem täis, ütleme niimoodi. Et ma näeks suurem välja. Et seda mul treener juba ütles. Ja see tähendabki seda, et mul laupäeval võibki, ehk siis EM-il on ju, võibki täiesti nagu teistsugune vorm olla ja ma ei tea, parem äkki sellest lätlasest, on ju. Aga jällegi see sõltub jällegi sellest, mida need kohtunikud seal hindavad. Et üks mõte, mis mul endal oli ka, et kui ma nägin eile seda lätlast, siis ma nagu, et ju siis nad hindasid rohkem seda nagu poseerimisoskust ja enesekindlust, kui siis neid lihaseid. Sest jällegi, iga kohtunik hindab lõppude lõpuks nagu, see on nii subjektiivne ala, et sa tegelikult ei tea nagu, miks siis üks või teine oli nagu parem, on ju.
mind väga huvitabki see, et see ei ole veel välja tulnud, ma lootsin, et äkki podcasti salvestamise ajaks tuleb see välja, et kuidas neid nagu punkte jaotati, sest noh, objektiivselt vaadates ma näen ka, et tegelikult me olime selle esimese kohaga nagu väga võrdsed ja ma tahan näha seda, kas kohtunikud arvasid samamoodi, et see ei olnud selles mõttes nii selge nagu nendel Eesti võistlustel, seda kindlasti. Et kui sa vaatad nagu sellele pildile või noh, teistele naistele otsa, siis tegelikult ei olnud selge. Ka see, kes 3. koha sai, see lätlane, tegelikult ka temal oli väga-väga hea vorm. Et selles mõttes nagu jah, et mind väga huvitab see, et kuidas nagu kohtunikud hindasid ja kirjutasin ka juba peakohtunikule, et tahan nagu tagasisidet saada, et palun andke tagasisidet, et enne laupäevad, mida ma saan paremini teha, on ju. Et lihtsalt jah, vot. Ehk siis all in all tänaseks õhtuks selle podcasti salvestamise hetkeks ma võin käsi südamele öelda, et ma olen mega rahul selle Riia võistlusega. Ma olen mega rahul sellega, et ma läksin sinna, et mul oli eesmärk olla enesekindlam, et ma täitsin selle ja sealhulgas sain ka teise koha, mis on väga vägev tulemus rahvusvahelisel võistlusel tihedas konkurentsis, sest ma räägin, et lätlased, no kurat, need ikka oli päris hea vormiga nagu. Et sellel soomlasel, kes oli, tema vist sai 5. koha isegi, et tal olid jalad ka väga tugevad, aga no tal see ei olnud tõlgu. Ja kuna seal ikkagi hinnatakse ka seda X-kuju, et sul oleks nagu seal selles mõttes, sul ei pea olema mingi maks nagu laiad õlad, aga ikkagi mingi tõlgu võiks ikka olla, aga tal oli suht niru nende õlgadega, ütleme nii. Ehk siis selles mõttes jah, lõpuks ma olin ikka väga happy, aga see, et olid 2 pikkuse kategooriad, et ma olin oma nagu pikkustega, et Euroopakatel nüüd on ka alla 158 ja siis 158 kuni 163, ehk siis ma ilmselt jään ka sinna vahemikku, sest saad aru, see on ka jällegi nagu, ma ei saa aru, kuidas võistlustel mõõdetakse. Esimesel võistlusel mõõdeti, et ma olen 162. Teisel võistlusel ma olin 161,1 Estikatel siis ja eilsel võistlusel ma olin 160,5 äkki, midagi siukest, ehk siis pole õrna aimugi, kuidas seal hinnatakse seda, aga vaatame, mis ma Euroopakatel siis olen. Et kui pikk ma siis Euroopakatel olen. Enda teada ma olen 1,61, aga who knows, on ju. Aga ühesõnaga ja, et ütleme nii, need emotsioonid on praeguseks tõesti, ma võin öelda, et positiivsed. Et tegelikult oli ikka vägev, arvestades ka, mis seal kõik toimus, nii-öelda selle Airbnb ja kõige sellega ma sain väga ilusti hakkama, arvestades, et ma olin sisuliselt ikkagi täiesti üksinda seal võistlusel, jah, okei, seal olid teised eestlased ja jah, ma käisin vahepeal seal Tänni tüdrukute juures küsimas, nii, kuule, kas mul huuled on korras või? Et okei, tänn on korras, juuksed on korras ja siis ma seal teiste vahepeal, kuna ma olin täpselt seal Tänni telgi kõrval ja need olid sama Eesti tiim, on ju, siis seal vahepeal teised eestlased läksid ka nendega rääkima ja siis enne lavale minekut ma nagu nii, ega mul siit ei sooni see rihm liiga tugevalt, et palun vaadake korra selga üle, et on nokk või? Ja ma lihtsalt läksingi nende eestlaste juurde vahepeal küsima, nii, kontrollige palun üle. Aga selles mõttes ma ikkagi nagu ka selle üle olen väga uhke, et ma sain väga ilusti hakkama üksinda. Kuigi ma pean ütlema seda, et kui ikkagi toetusmeeskond on kaasast, et palju ägedam on ikkagi. Ma tunnen, mulle tegelikult väga meeldis see, et ma olin üksinda, sest ma arvan, et ma vajasin ka natuke seda nagu üksinda olemise aega, et selles mõttes ma väga nautisin seda, et ollagi Airbnb's üksinda ja kõik see, on ju. Aga selles mõttes ikkagi selle nagu emotsiooni jaoks on see ikkagi vägev, kui sa tead, et sul nagu inimesed elavad kaasa ja sa näed seda ka. Et mul pere vanemad olid mu vanavanemate juures ja seal pere saatis vahepeal pilti, kuidas nad kõik
vaatavad mind, et noh, nad paps ostis mul selle nii-öelda live stream'i ja siis nad seal suurel telekal kõik mu onu, oda naine, nende lapsed istusid seal, emps, mu koer, noh, ma arvan, terve pere seal istus vanavanemate juures ja vaatasid mind sealt telekast, et see oli nagu tegi täiega jälle südame soojaks, et täiega armastatakse mind. Et see on nagu hästi lahe ja ka see, et noh, jällegi Instagramis ka te kõik toetate mind ja õnnitlete ja kõik see, et noh, kuigi nii-öelda võistlusel olin üksinda, aga siis ma ikkagi tunnen seda toetust. Aga jah, Euroopakatel ma olin ikka väga tänulik, et ikkagi mul jälle kogu toetusmeeskond ja isegi veel rohkem inimesi tuleb sinna kaasa, et see on hästi vägev ja ma olen hästi põnevil nagu Euroopakate suhtes. Ja jah, ehk siis mis ma siis nüüd sealt kaasa võtan sellelt võistluselt, on esiteks see, et ma suudan olla enesekindel, et see lihtsalt, ma arvan, lõpuks oligi lihtsalt see, et ma tegin selle otsuse. Ma lihtsalt otsustasin, ma nüüd olen enesekindel ja ma arvan, et see oli see point, et kui sa lihtsalt teed selle otsuse ära, siis nagu ära ole pussi nagu. Et lihtsalt otsusta ära ja siis lihtsalt tee. Ja ma arvan, see oli minu puhul nagu see hetk, kus mu peas käis nagu see klikk läbi, et davai. Ehk siis seda sama enesekindlust ja veel paremini teeme nüüd Euroopakatel. Jätkan iga hommikul selle kirjutamisega, et enda selle positiivse self-talkiga ja siis viime veel vägeva vormi Euroopakatel lavale. Et ma arvan, et ega siin ei olegi poseerimisega ka, et mul on küll 2 poseerimistundi veel uuel nädalal enne Euroopakaid, aga ma arvan, et sellega ma ei lase või ma ei aja ennast hulluks ka, et me käime lihtsalt nagu uuesti kõik läbi, aga et me ei pane nagu selles mõttes mingit, et ma ei stressa nagu üle, sest ma saan aru, mu keha nüüd teab, mida tuleb teha ja ma peangi lihtsalt vabaks laskma. Ja otsustama, et nii lihtsalt on. Et seda ma võtan sealt Riia võistluselt kaasa ja see, et ma saan väga ilusti üksi ka hakkama, aga meeskonnaga on ikkagi ägedam. Ja ma olen tegelikult ka väga uhke selle üle, kuidas ma suutsin need negatiivsed mõtteid eile nagu ümber suunata. Et ma arvan, et kuna ma olen väga-väga eneseteadlik enda mõtete üle, siis ma arvan, et see väga palju aitas kaasa, et ma sain aru, et mul mingid mõtted peas on, aga ma oskasin neid ümber suunata. Et selle üle ma olen küll väga uhke. Vot, kas ma läheks Riiga uuesti võistlusele ma ei tea, nagu selles mõttes tegelikult oli nagu chill ja hea, selles mõttes odav võistlus lähedal on ju. Ja, aga korralduslikult see ikkagi väga korralikult nihkus ja karikad olid jah ägedad, aga teate, ma olen aru saanud sellest, et seal ka teiste eestlastega rääkides ja ka see, kes seal minu kategoorias võitis, ta mingi osales ju ka mingi tuhandetes teistes kategooriates. Ma olengi aru saanud, et inimesed käivad erinevatel põhjustel laval. Minul nagu kõige suurem põhjus on ka see, et ma tahan areneda. Et siin üks kirjutas mulle Instas ka, et kas ma nüüd siis suvel olen ka dieedil, et kui ma siis septembris lähen uuesti eestikatele. Siis ma isegi ei tea, kas ma lähen uuesti eestikatele. Või selles mõttes, et septembris juba. Sest nagu mida ma lähen sama vormiga nagu võistlema. Nagu what's the point? Et mina tahan iseenda jaoks näha, et mul lihased kasvavad. Sest eestikat, sorry, aga selles mõttes ma olen, nagu ma ka juba enne sain aru, on need minu jaoks, ma ei taha öelda mõttetud, sest you never know, kes sinuga seal laval on, aga selles mõttes ma olen ikkagi aru saanud, arvestades, mul praegu oli esimene hooaeg ja minu eesmärk on ikkagi neid lihaseid veel juurde ehitada, ja mul on maailma kõige vägedam nagu treener, kes lihtsalt nagu teeb top-notch tööd, et siis mis pointiga ma lähen eestikatele lihtsalt selleks, et jälle võita. Et minu eesmärk on ikkagi nagu rahvusvahelistel võistlustel võita ja selleks, et rahvusvahelistel võistlustel võita, sa pead ikkagi nagu ehitama neid lihaseid.
juurde. Praegu ma vaatan enda vormi, ma nagu, kurat, nagu jah, mul on hea vorm, on ju, aga ma tahan veel rohkem lihaseid nagu sest muidu ma ei konkureeri nende rahvusvahelistel võistlustel. Ja selles ma sain eile ka aru, et inimesed käivad erinevatel põhjustel, mõni käibki lihtsalt selleks, et nagu medaleid koguda ja kellele meeldibki lihtsalt laval olla, on ju. Aga minu jaoks on ikkagi oluline see areng, et ma tunnen, et igal võistlusel ma olen parem ja seda ma olen tegelikult praeguseks ka saavutanud, mitte küll vormi mõttes, aga jällegi seesama enesekindlus, see laval olemine, poseerimine, kõik see. Et ma olengi nüüd hästi põnevil, et kuidas ma Euroopakatel olen, sest seal on naisi veel rohkem ja seal on vist lava, ma ei tea, kas veel suurem või rivi on igal juhul pikem, on ju. Et see saab olema nagu väga-väga põnev. Et seda ma nüüd tõesti ka väga ootan. Ja siis vaatame, millal ma järgmine kord lavale lähen. Et seda ma teen igal juhul, et lähen. Et ma juba ütlesin treenerile ka, et ma nädalakese võtan puhkust peale Euroopakaid. Või ma jõuangi ju kolmapäeval alles nii-öelda tagasi 4 päeva hiljem ja siis mul on nädalavahetusel ka kinni, et lähme Soome. Nii et selles mõttes, et ma siis nädal aega olen ja siis ma juba tahan treeneriga rääkida, et kuidas mul plaanid edasi lähevad. Sellepärast, et kui ma saan sinna USA-sse praktikale, sest ma igal juhul tahan USA-s võistelda. Ja see saab olema väga põnev. Nii et siis ma teid kindlasti võtan ka kaasa. Sest ma arvan, see on hoopis nagu täiesti teine mastaab. Aga siin ongi see küsimus, et millal siis, sest siis ma saaks ka võib-olla kevadel nagu minna võistlema, sest ma tahan ikkagi korraliku vormi teha. Vot, vaatan, kaua ma siin juba jutustanud olen. Ma ei olegi nii pikalt jutustanud, väga chill. Ühesõnaga, mõtlen, kas mul on veel mingid mõtted, mida ma tahaks jagada. Ma arvan, ei ole. Ma tahtsingi jagada seda, et ka minul on emotsioonid ja mitte alati kõige paremad ja see on okei, ma arvan. Et fookus uueks nädalaks on paigas. Ma olen selles mõttes, ma nii ootan seda Hispaaniat, sest ma ootan seda päikest ja soojust. Ma ootan seda, et mul on natuke rahulikum, sest teate, ikkagi täiskohaga olla ülikoolis, täiskohaga enda äri üles ehitada ja klientide eest hoolitseda, täiskohaga põhimõtteliselt olla võistlusdieedil ja kõik see, et ma arvan, et ma ise tunnen küll, et ma olen suht nagu power woman ja superwoman, et ma nagu kõike teen nagu nii hästi ja ma naeratan ka veel samal ajal. Aga samas ma tunnen, et mul eelmisel nädalal ma tundsin, et keha andis suht nagu otsad juba, et ma tundsin lihtsalt kõik oli valus ja liigesed niimoodi ragisevad ja nagu et nii raske oli olla. Et selles mõttes ootan seda nii-öelda laupäeva, aga samas ma natuke kardan ka ikkagi seda laupäeva, et siis nagu kõik lõpeb. Aga samas ma saan aru, et mul on mingid hirmud selle nii-öelda laupäevaga seoses, aga ma jällegi proovin nii-öelda ümber mõtestada ja sellepärast mul maikuu on mega tihe täpselt sellel põhjusel, sest ma ei taha, et ma kukuks kuhugi auku. Et ma olen hästi palju proovinud mitte identifitseerida ennast sellega, et ma olen võistleja, et ma olen see bodybuilder, vaid see, et mul on nagu teine elu veel ja et ongi, et ma teen ju maikuus tahan motikaload ära teha, on ju, et see, et mul on ka elu peale seda võistlust, et võistlus ei ole minu elu, on ju. Et ma olen hästi nagu palju vaeva näinud sellega, et ma ei kukuks nagu peale võistlusi sinna auku ja identiteedikriisi. Ja õnneks mul on väga toetav mees ja väga toetav parim sõbranna, kes ma arvan saavad olema nagu suureks abiks, et ma ei kukuks sinna
auku ja mul on juba plaan ka, et kui laupäeva võistlus lõpeb, et kuidas, siis ma ütlesin mehele alguses, et siis ma tahan igal pool nagu kõike süüa, onju. Siis ütles ei, et ta ei luba mul seda teha, onju, sest ma tean, et kui halb enesetunne mul peale seda on. Siis ma mõtlesin jumala kavala plaani välja, et me lähme kuhugi sööma ja siis kõik, mul tuleb ju mees, 2 parimat sõbrannad ja emps tulevad, ehk siis me oleme 5. Ehk siis peale võistlust laupäeval me lähme kuhugi sööma, mille koha mina välja valin. Kõik 5 inimest tellivad toitu, mida mina tahaksin süüa. Siis ma saan kõikidel maitsa. Ja ma arvan, see ongi see, mis ma nagu tahan lihtsalt maitsta nagu kõikidelt. Et ma ei peagi ennast nagu täis sööma kõikidest toitudest. Et mõnes mõttes ma nagu täiega ootan seda koos olemise aega. Ja ma arvan, et ma nendest mõtetest teen peale võistlushooaega mingi pikema episoodi ka, et mis hirmud võib-olla mul on või nagu mis mõtted mul on seoses selle võistlushooaja lõppemisega, sest praegu ma tahaks panna fookuse euroopakatele, et ongi nüüd, mul on veel, täna oli trenn, homme, teisipäeval on trenn, teisipäeval lendan ja siis neljapäeval on viimane trenn ja registreerimine, siis laupäeval olen laval. Seal ilmselt on mingi live ka ja nad teevad YouTube'i laivi, et saate siis sealt vaadata ilmselt või vähemalt eelmistel aastatel on teinud, et kes tahab vaadata. Vot, aga ma arvan, ma rohkem ei jutusta, aitab kah siin sellest jutust ja ma arvan, peamised mõtted sain siin kokku võetud ja ma nüüd tähistan oma kokasiiruga ja siis ma teen oma viimase toidukorra ja siis homme ongi juba uus nädal. No ilmselt ma panen selle homme ehk siis esmaspäeva alles laivi. Nii et sinule ma soovin mega vägevad esmaspäeva ja võib-olla lõpetuseks annan sulle selle mõtte kaasa, et tegelikult on kõik meie peas kinni. Esiteks, tee lihtsalt otsus ja teiseks, kui sul on negatiivse mõtted, õpi neid ümber suunama. Ja siis sul on elu väga ilus. Vot, aga aitäh sulle ja järgmise korrani. Ja kui sa said siin mingit väärtuslikku infot või õppisid midagi või sul oli lihtsalt põnev, siis ole hea, jaga seda ühe sõbranna või sõbraga või siis pane oma Insta story'sse ja tagi @lauralism. Siis ma näen ka, et sa jagasid seda ja see aitab minu sisu viia veel kaugemale, sellepärast, et ma olen aru saanud, et kurat, ma vist teen väga head asja. Nagu ma tunnen, et inimesed päriselt saavad väärtust siit nendest podcasti episoodidest. Nii et jagame seda väärtust. Aitäh sulle ja järgmise korrani. Tšau!